No tere diskisõbrad! Eurokiisude liider on jõudnud Elvasse ja täna teeme väikse raja tutvustuse. Elva linnapea Aivo Moorits on uue layoutiga maha saanud. Selleks on hall. Rahvakeeli tuntakse seda ka kui Gandalf the Grey. Layout on tummine. Pidime siin teise kiisuga raja tegema, aga kiisud pole kätte saanud siin pikka aega. Ja ongi mure koht, et mis selle ringiga saab, aga näitame kindlasti ringi ära ja vaatame, kuidas meil läheb. Elvas nüüd Elva Challenge 2025 raames siis on Aivo natukene juurde pannud. Rada on läinud tehnilisemaks. Natuke sellist Euroopa vibe'i, Ameerika vibe'i on juurde tulnud, kus OB-d on kitsamad. Aga mängumeestel see joonist väga ei muuda, et püsi fairway'l. Ära too mingeid rumalusi mängu, käsi järgi, putt sisse, korvi näed on 2. Okei, Elvas on näha, kell on 7:30 hommikul ja rahvas on tegelikult rajal juba. Parkla oli ka täis, rada on populaarne. See mingi vend on telgiga tulnud. Okei. Te mängite või mis te? 98, 99. Mis siis? Kiisu! Tšau Erki! No jau! Sina jõudsid ka kohale. Mida Elli? Ma võtan koti ka. Sa oled telgiga rajal või? No see sõit võttis eelmine kord nii läbi, et ma pidin teist lähenemist proovima. Kunas siia tulid? Kunas siia tulid? Aivo andis mulle Airbnb. Ma eile 9-st check-in. Jesus Christ, no mõni vend ikka. Tere Kiisu! Tere! Edu! Sahmakani. Ja. Ma võtsin 2 kädi ka kaasa endale seekord. Okei, sul läheb vaja neid. Ja, et nagu kõik liinid ja asjad saaks paika. Arusaadav. Ja. No ühesõnaga, täna siis mängime Elvase Gandalf the Grey. Elva Challenge 25 aasta layout. Natuke tummisem. Natuke. Abiks, kuna Kevin ei oska mängida, siis meil on ka mulligan. 2 mulligani. 2 mulligani, hea küll. Meil on 2 mulligani, kus me saame ise valida, kuna siis meie jokker tuleb, võtab meie kotist ühe kätte ja aitab meid hädast välja. Mina ei ole hädas kindlasti. Nojah, sina pakkusid välja, et võtaks Björni, mitte enda mulligani, aga las see jääda. Aga las see jääda. Yeah. Ja tänasel mängul siis, kuna Kevinil on juba mängusärk olemas Estikateks, ja pääse ka, mis on üllatav, siis tegelikult tänase mängus me paneme testile pealtvaatajad, et anna kommentaaris teada, kas sa oled tiim Kevin ja Kasta Masta või tiim Burakin ja maailma parim tiim Prodiskus. Auhind. 1 Kasta plastiketas ja 1 Prodiskus miskus. Kuule, aga edu sulle. Edu, läheb vaja. Tavai. Nii, esimene rada, kõik on sama, aga Aivo on pannud ka paremale OB. Ehk siis Erki see play, kus ta läheb metsa ja viskab välja, see on nüüd ära nullitud paraku. Või sa läksid üle puude või? Tahaks üle puude minna osakult. Jah, et seal see tomaka play läheb iga aastaga järjest raskemaks. Aga tegelikult seal on ka olemas. Ma teen oma rutiini läbi, Margit Saari, sul on kuradi palju lõikamist seekord. Inimesed tahavad näha seda. Ärge vaadake, kui meeldi. Hello. It's gonna be a while. Esa 3. Nagu teada oli, et ega see kurv liigub iga aastaga kaugemaks ja mägi ka kasvab. Kevin on kodus mäkkerdade juures. Proovime ise natukene paremini teha. Erki jätkab sealt, kus ta on ikka pooleli ees. Tuli poiss. See on muidugi kõva, et sa said +2 Estikatele ja mina pidin 8 alla mängima. +1. Vaba, kas mul üldse 0 ei olnud? Minu arust olid plussis ikka. Vaata, sa ei saa võrrelda Annikaru Prod ja Järve AM-i. Järve AM-il 8 alla teha. Järve Pro. No kas oli Pro? Pro pluss. Võib-olla Müke Pro. Müke Pro.
mul oli päris tegelikult nagu see parempoolne pinge natukene isegi oli peal nüüd. Ma tean. Kui ma nägin ära, et sa nagu sahmaka ka veel võtsid. Sama. Ei, hea ring hakkab pogiga. Näe? Kas sa kasutad nüüd PDG reeglit 802.4 lõige B? Õige! Korvi suunas võib tagasi võtta. Võib, ära väga kaugele. Ära väga kaugele mine, sest korv on ikka veel nagu kaugel. Korv, no ega siin enam midagi head ei ole selles mõttes. Meeldib isegi. Väga solid tuts. Okei, üllatav. Sai pulsi 140 pealt alla. Mul siuke viha sees nagu ma olen nagu räigelt üllatunud, et sa sellise joonega läksid. Ma olin kindel, et sa tõmbad selle flipika siia vahele kaskede peale, lähed nagu käppi tabama ja proovid skipiga edasi saada, siis proovid mingi 50 throw-in'i. See oli eelmise aasta mina. Kuule, meil on ka õrn tuulepriis on. See tavaline Erki Elvaring, kus kõik ettad on 15 kaugemal kui tiibalt tundub. Nii. Erki jõudis siia alla. Elvas on see tähtis, tuleb visata piisavalt kaugele, et sa sellest künkast nagu mängid nagu ennast eemale. Siin on hea flati pealt saad joosta. Natukene on low ceiling, mis teeb nagu ebamugavaks, et võib-olla peaks kohe forega alustama, aga vaatame, mis ta backeriga saab, et väldime esimest puud ja võiks putil olla. No natukene madalat. Korvine on 2 ja jah. Käsi järgi. Palun, ole hea. See ongi hea. Hea pikk. Vaatan, ta vahepeal mingeid harjutusi tehtud, et ikkagi ketas me lendab täna. Vaikin selle peale. Aga midagi öelda ei ole. Elva on nii pikk, et me nagu nii viskame ennast ringi lõpuks ribadeks. Õige. Nii, ringi ääres. Natukene meil on tuulepoissi. Hea küll, Erki. Okei. No seda oli vaja. Ma võtan märkimise. See on sees või? See on sees, jah? Tai. Näe, püüa. Haige vend. Nii, boks on minu vist või? Ma ei tea, 4 vist on väiksem kui 5. Sul on varajane hommik ikka. On, 7:30 on. Teine rada, 0 muudatust. Kõvema tutsuga poisid panevad üle metsa. Mina ei viitsi veel rapsida, ma tahaks käppi tavada ja tapp-pinniga seda 2 võtta. 135 meetrit laskumist on äkki 7-8-9 hunnikuga. Midagi teeda ja piisavad laialt. Ja siis on kõik maru hästi. No nii, see on korvi all. Siin tegelikult on alternatiivne liin ka, mida ma olen aastaid mänginud otse peale. Ehk siis, kui sa tunned, et natuke jääb puudu, siis on täitsa legitiimne liin. Peale. Saad forega alla? Ja. Okei. Sulle ei tundu, et veits on tuul vastu või? Veits on. Ma ei tea.
usaldan oma kätte nii palju lihtsalt. Mina ka usaldasin, aga siin ma usaldan nagu seda, et ma ei taha lihtsalt paremale. No okei, ma lähen teise liiniga ka, aga ma ei taha seal kolmandal tiialal olla. Seal, ma olen ühe kätte siin lastimanud isegi. No ma usun, Christian Reinhold nagu, tal on see mets selge siin. Aga see saab päris huvitav nagu lähenemine olema. Foremeistri infoks. Margit võib näidata, parem pool on täitsa vaba. Ja paremalt poolt, isegi kui sul on fore antud nii välja, siis paremalt poolt on kindlasti see tee korvini nagu tühjem. Oodasin vasakpool ja vasakult poolt, jah. Ei ole hullu. Ma ei tea, kumb on see asi veel. See aitab, see left. Jah. Allan kask, aitäh. Oi, see on vähe või? Ei, see on hea. See oli super puu lihtsalt. Lükkas edasi. See oleks mingi 60 pikk olnud. Ära nii hästi ka mulle ütle. Võõras tunne hakkab. Aga ma ei tea, miks mulle tundub, et sa viskad kõvemindana. Või viskadki või? Ma ei tea. Kui sa ütled, et 115 versus 105 on kõvemini, siis... No, ta on abiks jälle. Mu nimelikkuse komplimente teeb mulle, ma ütlen ausalt. Ma usun, ma ei ole väga selline, kes nagu raja alguses hakkab haipima kedagi. Pigem ma kiirelt killin ära ta nagu negatiivsete emotsioonidega, siis on parem edasi minna. Enda on parem tunne jälle. Ma räägin, ma ei ole selle mänguplaaniga nagu harjunud praegu. Jah. Me natukene lugesime tuult valesti. Teeme siin Texas flipi. Vasakult on ikka väga halb missida. Ei. Arusaadav. Kell 8 ei peagi keegi veel nagu sisse puttima. 7.30. No puti liigutus muutunud. Mul? Jah. Paremaks või? Ma veel ei julge öelda. Natuke veel. Meretlen. Millestki, mul on võib-olla nii palju muutunud see puti liigutus, et puti enesekindlust on nii palju juurde tulnud, et ma julgen lõpuni nagu korvi poole vaadata, et ma mingi aega pean nagu silmi kinni panema. See on siuke fake it till you make it. Natukene. Aga ma ei tea, kuidagi need lähedad putid ma ei julge enam korvi pealt silmi ära võtta. Taaskord jääb raja tutvustus mulle. 3. rada on läinud järjest raskemaks. Puud on kergelt ette kasvanud ja sellepärast mina ei mängi fore siin. Ma usaldan seda driftivad backerit sinna ja peaks ta nagu ringi saama, saab proovida, sest forega kuidagi ei ole seda poppi nii palju, et päris lõpuni puudest üle visata. Ja jokker võib ennast valmis panna, et kui siin ringis ei ole, siis on sinu fore kohe. Hea küll, ma jätan su lõppu. See on Expo või? Jaa. See on. Ui, Taga pikk või? Tagant tuul. Kas kohe peab võtma või? Kui tahad? Kuidas me teeme? Kohe, jah. Nagu ei saa nii, et ma viskan ära ja siis mõtlen... Ei, ma ei võta siin nagu nii. Okei. Kuigi ta on ilmselt OB, aga las ta olla. Ja läbi. Jah, no mõlemal 4. Okei. Sa ei vaada mu eilseid putte järelikult ikkagi. Aga sa oled, Björn, mänginud seda 17. tiilt 18. korvi või?
siis on head kaasa tulid. Seal on nii mõnigi diskikarjäär lõppenud. Ja, aga ma ei saa siiamaani aru sellest, et Siim Sinikalda mängib seda Luna ja Pirku Putt. Ja ta ainuke eesmärk on olla nagu niimoodi, et sa saad teist visat teha kogu aeg. Teda ükski muu asi ei koti, lihtsalt ära nagu mine scramble'i olukorda. Aga see teine vise on ju päris huvitav Lunaga. No tal on seda viset. Suht madal katus, et seal putteriga panna. Nii, ma panen enne. Ja. Nii, see on üks elva huvitavamaid putti asukohti. Nii, kui keegi kettaid näeb, siis need on Björni kettad. Ta mängib ka. Teeme kõike legaalselt. Nii, ma lähen sealt ülevalt, kuna ma ei usalda oma spinnerit. Väga hea. Hästi! Thanks, leiab. Tõstame puti protsenti. Ketta jagu on välja skippinud, napilt safe. Aga tähtis on see, et liini tabad. Siin OB3 võtta, see ei ole üldse paha. Ja noh, rahvale tegelikult oli natuke nagu topsi ranni seal. Pigem pikk või lühike, that's what she said. Ei ole! 2 vasakut poppi pole. Kõrgusel hea. Elvaketid, I love it! Samad Majori korvid toodi siia vist. Ei ole hullu. Aga nüüd tuleb nagu paar sellist rada, mis sobivad ka sulle, ma arvan. Kas nägid, et see oli peaaegu topsi joon või? Ja. See natukene ikkagi oli. Üle läks. Joon oli hea tegelikult. Ja. Me ei julgenud midagi öelda. Kuidagi ma läksin nii rahulikult viskama, tuli tehniliselt natuke liiga puhas ise. Ja siis see oht on alati, on. Kui rahulikult lähed viskama. Elva 4. rada. Elva 4. rada on läinud nüüd väga samasuguseks, aga natuke teistsuguseks. Ainuke erinevus, mis on, Elva linnapea Aivo tõi siis OB-joont circa 15 meetrit sissepoole. Et enam sellise pussukaga, et viskad midagi platsile sellega, siis hakkama ei saa ja ikkagi sa pead talle seda laiust andma. Ja täna ongi selline huvitav õrnalt paremalt vasakule tuul, et kui ta kaane alla saab, siis ta võib hakata teda lükkama ka. Mina võtan lihtsalt mingi beefy boy ja tõmban kase peale, kui tuleb välja. Ja las ta kukub maha ja sealt saab edasi panna. Ja perfect. Tahadki mängida 20 lühemalt kui eelmine layout? Ei, aga siin ei ole nagu avadrive'il, minust ei ole mingit nagu vahet. Ma proovin fairway'ga Björn Marandi signatuur ketas. See on OB-s, jah? Ei ole. See vist hoiab ära. Õnneks sa läksid fairway'ga. Õnneks on niitmata. Jah. Et kui vanasti läks see, siis kuskilt seal põõsaste juurest, põõsas oli juba OB-s. Aga jah, nagu sa ütlesid, Kevin, et jätsin natuke liiga lühikeseks, aga siin sa oled. No mul on 7 kiirust, sul on 12. Ütleme fännidele sellega ära. Tõsi. Et ei olegi. Aga siin on täpselt samamoodi ebameeldiv koht, sest see on tõusu peal. Shank incoming. Flati peal bird incoming. Arvad shank või? No ma ei tea. Sul ikkagi esimene jalg läheb põks varem maha. Suht kindlalt, et siin tuleb mingi nõus up, tagant tuul. Mul on niikuinii nõus up, ega mul no jaa, mõtled, et on veel rohkem nüüd. Ma ei tea, kas on võimalik rohkem. Saame teada kohe. Saame teada. Aitäh, et meelde tuletsid, see mul veits meelest oli läinud küll. Niina alla suruda. Äkki päästab mu ringi. Hüppa nüüd. Skip. Ringis. Ringi piir. Tagant tuult on oma jagu juba. Mis sa viskad siin? Ma lähen sisse mängitud troojaga siin.
kuule, see on nagu see turses sul lendab. No sul on tutsu ka niimoodi, et omamoodi. Kõik ketad käivad peast läbi kotis. Ja sõrr on see, et Aivo tõmbab täpselt enda mingi driverit, ta lähebki sisemise joonega. Flip püsti jätab jooksma. Ja ta nagu vist, kuidagi ma arvan, ta tegi seal avaviske kunagi ära mingi muru pealt, siis vaatas, et okei, see on tema ise ja läheb sealt lihtsalt. Enda järgi tuleb teha. Tuleb küll, jah. Oi, sul on väga. Täitsa okei. Mõni ütleks surmakas. See on ainult siis, kui sa mööda viskad. Jaa, seda küll. Maal küll. Ei tullu, tagant tuul tegi ära. Kirjutame tema arvele. Nii. Korralik putt, rõngast näed. Vaatad korvil otsa südamesse ja putid. Jep. Tuli. Meeletu kogus fänne on ka siia kohal. Rahvas on hullumus lihtsalt. Nii. Caddy, duties. See on puhas ilus putt. Tahaks tänada enda sponsoreid Panda Lakupala. Ja meie teine sponsor Stillwater. Statoil. Ja küll. 5 rada väikse lakupanda pealt. Vunts higist puhtaks. Vasakult paremale tuul. Megalt soosib seda rada. Ole siin nüüd ise mees ja ära nagu liini keksi. Esimest auku tabad. Peaks olema korras. Nii, ringjäär. Lihtsalt lüüke. Ma arvan, ta glaidis alla sealt. Ja siis ma olen pin high 9,4. Miks mul näkku tuli tuul nüüd? Oi, kui kehva. Ai! Pöör nüüd laus, kas vaatad praegu ka nagu mu mängu juba, mõtled, et eestikate top 3 on olemas või? Ma ei mäleta, kellega me just arutasime, et kui 4 päeva Annikuru Prood teha, siis me panime väikse pette, et 7,5 mängitakse keskmiselt alla varri. 30 võidab see. Jah. Pole ebareaalne. Sest hot round, ma arvan, tuleb 11-12. Jah, nõus. Kui ilm on, sest Annikuru tuulega on ikka väga mürgine. Piret küsis, et ma räägin unes, vaata. Just, ma ei täna mingi ropendanud rähigelt unes, mingi ülitõre alt. Mul tuli meelde, miks. Ma kaotsin selle ketta unes ära. Nüüd tuli meelde. Ma hommikul ei osanud talle öelda. Mul nüüd tuli meelde. See on annuka koht. Ei saa näidata seda kettest. Katrool 16 peale. See on hea, et sa mind õhtuseks mänguks looga ette valmistad. Jaa. Meil on õhtul tegelikult nii nagu solid pool, et ma arvan, seal peab mingi skinsi käima panema. No seal ma olen täiesti vait, ma ei ütle ühtegi sõna. 7, thanks Tarvo. 2 nõida kohal. 7. Silmad on nii. Sa olid catch cam, kuidas see 7 peal on? Viskasid Erki lähemale või? Küll Erko ka petab. Sõbrad siin nii kohal. Ei no, mõtled, see on 7 pealt. Käsi järgi ja hops. Onko! See oli outside ju. Jaa, ma ei saa aru, miks me peame siin nii hullus haipima, et see on normaalselt putiks. Miks ei võiks lihtsalt kogu aeg mängida normaalselt? Ma pean keskenduma, ma ei saa, kui siuke kuradi 7 peal.
Björn või? pigem, ei. Aga ma ütlen, ma panen pigem ülarauda kui alarauda. Siis vähemalt mul oli võimalus. Seda küll. Kuigi see võiks par 4 olla teilt. See on nii signatuur. Ma ei... Jaa, aga tase on nii palju tõusnud minu arust. No aga arvad, et siin poisid hakkad, siin võetakse suht palju, suht palju, meeletu kogu siiglaid. Iga ring võetakse 2. Mis natukene on võib-olla palju. Kui sa hakkad mõtlema, siis võib-olla on palju. On iga ring 2. No see on siuke rewarding eagle. See on, kui sa saad, siis see on hea asja. Aga no mõtlugi Björn läheks siin mängima. Tal ju no jaa, aga veits eksid on Trustiga teele lihtsalt klaidimas. Trustig, no selle eest maksaks head raha, et siin Trustiga näha. Helve 6 rada. Väike muudatus. See layout on varem mängitud. See on puude vahel 145 meetrit. Tegelikult otse ise on olemas mingisugune flex, annuka flex kange kettaga. Fore ilmselt mängib väga normaalselt. Aga vaatan, ma lükkan mingi backeri sinna teele. Saaks seda OB-d vältida. OB-d Helvas vältida. Üks on käes, rohkem ei ole vaja võtta. No sa lähed Expoga siin või? Jah. See feidib ju veits. See on ringi ääres. Okei, Björn, ole valmis. Ei no iga normaalne mees. Vaata, seal puude vahel. Iga normaalne mees ikkagi fairway'ga peaks 40 ära viskama. Ma on poisike õnneks. See on paremal. See on OB, jah. Mul on küsimus, kas sa üldse kleeris ära teise poole või? Björn. Sul on Björn nagu nii? Okei, väga... Sinu kettaga pean ka viskama või võin enda kotist? Võta enda kotis, kui sa tulid juba. Jah, me ei teadnud, et sul kotid kaasas on. Oi jumal. Endis ka 5. korda elus Expot. Ja mina soovitsin talle seda ketast. Jaa, aga talle näidati ju liin ette. Ei, pane kandma lihtsalt ja on kotis. Põhin, et kangiks jään. Jah, täpselt. Jah. Ja peaasi, et väga lahjaks ka ei jää. Jah. OB. Jep. Põhin, et kangiks jätta, on ju? Jah, thanks. Aga sa mängid ikkagi siis Björni oma? Ah, jah, ja, ma pean mängima Björni oma. Ma pean rannima minema vist, kuule, mul ei ole siin. Mis vahed hakkavad suureks minema, jah? Tead, tule siin Harjumaale ka üks päev. Ma tulen. Maardu või? Mul ei ole vahet, kus ma loputan. Ma käisin Jõgisalu ja Mättüüsalaga mängimas järvet. Ma tegin pimedat, tegin 12 alla seal. Pimedas oli 3 holarit ka ja ma tean küll neid jutte. Tagant tuul. Oh, hea proov, Kev. Tuleb vaat täna väärt. Ei, thanks, jah. Rongi aegu hakata vaatama vaikselt. Normaalne peale seda Elva nädala mängu. Elva nädala mäng saab kell 9 läbi. Saad Elvas 10 rongi peale minna. Mis asi? Telk. Jah? Telk on olemas, jah. Kaugel see oli? Pinhai või? Kuule, see annab lootust. Kui külm ära ei võta. Mina arvan, et kuule, mul võib green hit. Ta on väga joone peal. Jah, võib. Ei väljas ikka vist. See oli väljas, jah? Ja. Ka mingi nii 5-6 tundus selle puti järgi. Hästi. Vasakule sisse. No ei olnud paha nagu päästa veel. Ei olnud paha, mis? Päästmine. See mööda oleks läinud, siis oleks nutun olnud. Nüüd peaks hakkama korrektuure tegema putiga. Õige. Äkki drive'iga ka? Jep. Keskenduma forele rohkem.
Me peame selle seeria varsti ümber nimetama. Kevin ajab Erkit taga või? Domination Nation. Nuupaga ei tii. Nii, sinul boks. Jah. Nüüd me jõuame Elvas sellele 7, 8, 9, 10, 11. Viiene raske stretch, kus võib juhtuda, et ma võtan 5 pirkut. Björn. Ei vähe. Kiid näha või? Sa oled forega või backeriga? Need on asjad, mida sa paariliselt kuulad alati. Ei, sa ütlesid. Ei, Björn muidugi. Lauareegel. See on puu taga ja... Aga sa võid... Oih, issand, kus sa lähed? Sa võid anda talle ketta ka. Sa võid ketta anda, muidugi. See teeb veel paremat ketta. Ma tean, et sa siis paned kulda ka, aga ma olen siuke sõbralik. Ilus inimene kettas. Mis ta teeb? Stabiilne, väga stabiilne Explorer. Täie pasaga otse. Jah. See on PG13. Björn, me peame ära pliipima selle. Margil tööd juures. Kamla ei saa vaadata mida. Jah. Ja lähebki rongiga koju. Väga rongi. Hästi. Mida? Mulle müüa ei taha seda või? Ei, kindlasti mitte. See oli väga hea. Mul on andsin samasuguse sulle, aga vanema. Ei ole. Mul see. See ei ole nagu lähedalegi nii kange. Ei. Erki rääkis mulle eelmine kord ühest kettast. Mul on nüüd 2 kotis. Ehk siis üllatame teda tema enda relvaga potentsiaalselt. Kindla feidike. Aga ma ei tahtnud risu sulle anda siin, sest see oleks pigem läbi ära visata. Oi, laseri jäi kangeks lihtsalt. Putil. Jaa, aga see on tõesti. Meil on nii vara käest lahti. Siit võiks parri ära võtnud. Ma natuke on üllatunud, et sa siit võtsid. Kuidas sa võtad siit parri? Nagu reaalselt. Ma läheks kangega kohe... Explorer? Lipand? Lipandiga üles mäkke 95 meetrit. Jep, siit võtab parri ära. Sealt viskad sisse. Vaata, ja sul on siit, on ikka veel raske lähenemine. See ei ole raske enam. No zooniga mingi forepõks sinna. Muidugi. Siin rajal ongi see, et sa ei tohi raskeks mõelda seda. Tegelikult on lai nagu lennuväli. Siin vanasti oli ju see madal katus ka, aga see murdus ära. Ai, vähe. Kui vähe. Väga hea pääste oli. Björnilt väga hea vise. Pinnimus hais. Kolm tükki vasakult. Mis see tähendab, Kevin? Käsi järgi. Ei pühendu piisavalt. Jah. Väga hea putteli. Väga hea putteli tegelikult. Erineva nurga all olime. Hästi. Eks. See oli parem. Teine hea catch. 8. rada mängib nii-öelda long tee pealt. Mis iganes sinna platsi peale visata, sealt künka peale, ketast seisma. Rolli ei saa, hullus ei tee, aga ava drive execute'i korralikult kõigepealt. Jep.
veidi. sul on hea kontroll. Kusjuures sa ütlesid, et laser on lahja. Ma annan sulle pärast. Mul 2 tükki kotis nüüd. Sa tegid siukest mingi ideed. Liiga tuuleks üks. Jah, sest see on lahja. Võiks olla. Aga see teine ei ole. Ma nägin eelmisel, kui lahjad oli. Ja, no üles mäkke teeb kangemaks. Oi kõrge, oi sees, oi. Ja... Jäi sees ikka. No glue. No siit on juba leiappe. Pöör minema näed. Tead, ma kardan, et ma sain väikse katised lihtsalt. Siit on sott minna päriselt. Jaa, aga tahab 120 pauku. Ma leidsin. Seda mul ei ole. Ei. On. Hoia veel ja anna mingi sõbralik skip. Noh. Eludraiv lihtsalt. Aga no liivast skip, see on jah, korra kvartalis. Ma räägin, et sul on mingi asi on seal nagu... Peidus. Peidus on, jah? Ma arvan, see tuleb 30-ndates välja alles sealt peidust. Võib olla. No nii, Kevin pani sellise drive'i, et ma olin kindel, et ma võtan siit mingi 7 stroke'i endale vahele. Nii. Ole nõtke, ole vesi, viska. Biifi! See on see sama Expo või? Jaa. See... No 10 peal, saab proovida. Lendab nagu felon. Kes ütleb? Pöörnmees, ole ringis või? Päriselt ei ole või? Ta ei tõstnud pead isegi selle jaoks. Jep. Ilus pehme. Ei on rohkem vaja. Tuul aitas ja... Loe tuult, jah. Ja mäng on lihtsam kohe. Ja hästi. Thanks. See on hea 4. Ma polegi vist niimoodi võtnud. Mis sa arvad, jätkub sul vurtsu õhtuks või? Ma arvan küll. Mis prognoos praegu on? Võitsa alla. Tead, ma ütleks, et front 9 võiks lõpetada üles 3-4 alla. Siis on nagu tehtav. See stretch tuleb üle elada. 12, 13, 14, 15. Kõik need on nagu, need on okeit võetavad. Jaa. Aga see vahepealne stretch, see nagu selle ära survive'id, siis on kõik hästi. Seda küll. Nii, 900. Me oleme off-grid Elvas. 215 meetrit par 4. Käpist välja platsile ja siis viskad käppi sisse. Üks nagu raskemaid radasid, kus pirkut võtta. Vähemalt minu jaoks Björn läheb jälle putter. Miks sa nii madalalt viskad? No see on 4. 4 on hästi sealt. Aga miks sa Annukat lähed siin? Aiser flippiga müüa. Ma ei taha selle, kui ma jään sinna, ma pigem olen siin, kus ma olen, kui ma viskan ennast selle suure männi taha. Sest sealt ma ei tee midagi, aga sulle ei tule see männ mängu. Õige, sest ma ei jõuagi nii kaugele. Oi, liiga lahja, aga jõudis. See on okei. Praegu tahaks lihtsalt boksi saada juba. Elvas on raske. Viise ebaõnnestus. Ovali, teeme Texas flipi. Nii. Lihtsalt titaaniga välja visata ja mängime sealt edasi.
Tii peale. nägid, käin koha peal ja sott fore. No kui mitte sott 20. See jõhker pauk. Nii, siit sott 20 minna. Päris välja kutsuv seal mäenuka peal. Jah. See on 40. Siit on 135. No siis siit ongi 120. 105, et putil olla. Ja sa viskad ikkagi rõvalasse käppi ka, mis on mingi siitnud pea soti peal. Käppi suvaga, see esimest käppi kiitib. No täpselt see ongi. Jah. See props nagu kuskilt alt surub läbi. Jep. Hästi küll. Thanks. Ja minu arust siin on just see glidiv backer, et ta ei ole sul see piif. Korras. Kui sa saad siia ära, siit on juba okei. Aga Siit sa pead ikka 90 peal käpile pihta saama veel. no jaa, aga võiks ju saada. No näita ette, siit on 80. Jah. Tahaks lihtsalt maapinda ära kasutada, väike skip edasi. Pikaks siin ei ole ka hea. Hästi, Erki, täiesti. Selle palt läbi. Ei, seal ei ole vahet isegi. Miks sa lõpuni ei viskanud? Täna lubas äikest ka, äkki tõmbab jahedamaks. See on ikka jõhker, mis toimub. Ma sain siia ringi äärde jälle. Okei. Ma pean jälle siit mingi oksa vahelt midagi genereerima, aga ei ole hullu. Selline see elv on, puine. Ja mine. Tough break. Ma ütlen selle peale, et mõlemad rannisid. Ja ikka mina saan vasta pükse. Ma tõstan ära, Margit, selle. Kevu tuleb veel appi. Mida? Aga sul oli vähemalt nagu possa oli hea, kus pidata. Come on, Simmo! Go for gold. Ma olen seal faasis juba. Ei välista. Front 9 ei ole läbi veel. Lõpetame front 9. Ma olen seal faasis, kus kõik on läinud. Ei, ma ei välista, ma hakkan C1 nüüd forega putima. Siin on ka mingi oks ette kasvanud. Tubli. Kuule, aga loeme kokku, mis meil peale front 9 on üldse. 0 ja 5 üle. 0 ja 5 üle või? Jah. Okei. Kõrd siis nagu cushionit ei olegi back 9 jaoks ju. Mure koht kohe. No see oli ikka hull break praegu. Jaa, aga No ma tean, et siit läheb, aga no joh ei tiina. 8 ja 9. Siin nagu nii kergelt tuleb lihtsalt. Ja kui sa selle breigi saad, sul ei ole seal liini, et puttida. Front 9 läbi. Erki 5-ga ees. Aga tsiteerides meest ennast. Ilusti 5-ga ees. Ilusti 5-ga, aga ruumi eksida pole. Sest back 9-il juhtuvad tavaliselt imed.